6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tervist, head rallisõbrad! Minu nimi on Kaspar Ruus ja eetris on tänane 6. käik saade. Portugali ralli laupäevane võistluspäev on vaikselt lõpupoole jõudmas, et kohe-kohe ületab Kalle Roompere 14. kiiruskatse ja siis on WRC sõitjate jaoks veel täna üks 3-kilomeetrine sutsakas jäänud. Stuudios teritame täna kaassaatejuht ekspert Roland Poomi. iga kord on erinev, nüüd siis ekspert kaassaatejuht. See sobib mulle. Väga hea. Ja kõigepealt võtame ühenduse Portugaliga, kus meil peaks koha peal viibima lugupeetud Peep Pahv. Ja, peaks viibima, viibib ka. Tervist. Tervitus. Räägi, kus oled, mis teed, mis täna teinud oled? Seda siis vahetuseks vaatan rallit ka. Mis ma ikka küsimus peale oskan vastata. Eks ma ikka raja ääres kuskil olin ja nüüd olen teel rallipargi suunas. Et siis, kui viimane katse on sõidetud, sõitjad seal vastu võtta ja vaadata, mis räägitakse. Kuidas see üldine melu on ja mis katse sulle, kui ütleme, vaadates vaatenurgast on kõige siuke ägedam olnud, mida nagu koha pealt seal näha? No on see väga kõva. Eile, kui see ühendus ei vilets, me hakkasime siis rääkima, et rahvast on siin igal pool nagu metsikult ja igast juurdepääsud, tead, mägised teed, raske ligi pääseda ja inimesed kõnnivad siin ikka 4-5 kilomeetrit vahepeal, et saada raja äärde vaatamiskohani ennast, aga rahvast on väga palju ja siuke melu, siuke lõunamaa inimestele kohaselt on siuke elav ja häälekas, et kõige rohkem elatakse kaasa muidugi Tanis Ordale, kes siin naabrimehena sõidab ja tema mööda läheb, siis on kisa kõige suurem. Aga ei, selles suhtes on väga, väga äge ja siin nagu kiiruskatsed on kõik mõnusad, et siin siukest ebahuvitavat kohta polegi olnud sel rallil. Kui palju eestlasi oled näinud? Näinud 3 lippu, siis täna nägin ühes kohas veel 2 lippu, kuigi mu tundusid neist üks oli vähemalt seesama, keda ma ka eile nägin, et väga, eestlasi on väga vähe, jah, see on selle ralli sellekordne eripära. No enne kui veel eestlaste sõitudest räägime, kuidas seal korraldus poole pealt tundub? On olnud mingid suuri sekeldusi seal pealtvaatajate seas või on kõik läinud suhteliselt nii sujuvalt? No siin mul fotograaf Margus ka ütles, et talle tundub, et kuidagi ohja on siin kõvemaks tõmmatud, et kui eelmised aastad on saanud natuke vabamalt võib-olla liikuda, siis see aasta on küll turvaga siin päris rangeks asi läinud ja siin on kohalik politsei on igal pool turvamisega tegelemas ja ega nad eriti midagi aru ei saa, et kuhu keegi võiks minna või võiks minna, aga tervikuna selline hiljuti oli Delfis kes meil seal noor ajakirjanik Kroonikast läks Eurovisiooni vaatama, siis nurises, et see nännikott on kuidagi kõhnaks jäänud, siis võib ütelda, et Portugal ralli läheb isegi kotti ei anta, et polnudki midagi sinna panna, et ajakirjanikele neid rallibrošüüre ja rajakaarte ei antud, aga kuna meil fotograaf oli kaasas, siis tema ikkagi sai vähemalt rajakaardi, et ega siin midagi muud enam ei anta. Ma mäletan ka vanemaid aegu, kui tõesti need, ütleme igast sükst kaarte ja kleepse ja ma ei tea, mis igast nodina, mida tead, isest vaja ei olegi. Päris palju jagati, aga see aasta see tundus küll väga säästuks aetud, aga isest ongi hea, et ega seda pahtu nii palju vaja ei olegi. No tundub, et võib-olla mingi ühine joon võetud, minul palju välisrallide kogemus ei ole, aga Horvaatias käisin, siis seal anti pudel vetsai ikka alati ja ka mulle ei antud neid rallibrošüüre. No sulle polegi ette nähtud. Staažikatele ajakirjanikele on ette nähtud tavaliselt siis, jah, ma saan aru. Staažikatele on ette nähtud, jah, et ütleme, näo järgi on ju teada, kes koha on käinud, eks ole, aga vähemalt Kaspar said nagu meelde, siin mul üks Belgia ajakirjanik sõber küsis kohale, et kas see oli sinu poeg, kes käis samasuguse näo. Ainult tabe ees. Poeg ei olnud, kasupoeg oli see. No vähemalt olen siis meelde jäänud. Räägime tänasest päevast, et
Kalle Roompere ülikinder liider, teinud täieliku jõudemonstratsiooni. Ott Tänak nii-öelda viiendal kohal. No Peep, kuidas sulle tundub? Tundub, et seal M-spordi auto kallal tööd on veel kõvasti. No tundub, et tööd on kõvasti, kuigi ma ei tea nüüd meie stuudioekspert, ma tahaks kohe küsida, mis tema nagu asjast arvab, et kui esimestel kiiruskatsetel tegelikult M-sporti oli väga hea, eks ole, Jube võitis katse, Tänak võitis katse, eilsel päeval. Ja nüüd nagu enam üldse ei saa pihta, et kuidas need erinevused nii suured saavad olla? Ja veits analüüsin ka seda, tegelikult eilse kogu päeva jooksul selline keskmine, ma vaatasin palju kilomeetrile sekundit kaotust on siis ja selline 0,4 ja seal kandist enam oli. Ega eilsed olid ka ju teise ringi katsed olid rasked, on ju. Täna see vahe oli seal kohati 0,9, 0,7, 0,8, et see kaotus on täna oluliselt suurem. Et ise oma peas loogika, et võtsin, et ega tal ei ole seal mitte midagi püüda ja pole mitte midagi kaadata ka, et see ei ole tegelikult täna see kiirus, ma arvan, millega ta eile sõitis ja selline paralleelise tuua, kuidas üks aasta, kui Ken Torn sõitis ralli 3-ga, mingit asfaldirallit, äkki oli Hispaania, siis põhimõtteliselt oli selline informatsioon, et natuke sõidagi aeglaselt ja näitame FIA-le ala, et see ralli 3-l on suuremat turbakõri vaja, et võib-olla Oti poolt selline demonstratiivne näide, et kuulge mehed, hakake kiiremini veel tööle, et ma võtan natuke rahulikumalt, aga ütleb, et täna see kiirus tal on, mis on ja nii ta vähemalt ütleb, aga mis see päriselt on, ega me ei tea. No lõunapausi ajal ta rääkis sellest, et oli seal vedrustusega probleeme ja et võib-olla see asi ei olnud nii hästi paigas, kui oleks tahtnud. Aga ma mõtlesin just selles võrdluses, et kui eile, see oli esimene läbimine, aga siis oli nagu kiirust küll, et siis nagu kergemates tingimustes tundub, et auto kiirust on, kui rada läheb natuke raskemaks, et siis nagu ei ole. Tundub küll niimoodi praegu, eriti siin see 13. katse oli, kus 0,74 sekund kilomeetrile, pea 30 sekki 37 kilomeetrisel katsel, nii et sealt see kõige suurem ajakodu tuli. Kui suures hommikul ta oli ju Amarante katse, oli ju teine kaotus ainult Roomperele napilt. Aga Peep, võtame ka natuke teised eestlased, et on üsna, kuidas ma ütlen, anonüümne päev olnud, et Linnamäe tegi juba avakatsel, avarii katkestas Robert Virves-Gregoriets, sõidavad seal WRC2-s nii-öelda teises, kolmandas kümnes, kaotsid ka vahepeal korralikult aega ja Iberia kapil siis täna võistelnud Joosep Ralf Nõgene katkestas ka juba päeva teisel katsel, et ei ole lihtne ralli on meie sõitjatele. Ei ole lihtne ralli olnud, et võib-olla kõige rohkem on kahju ikkagi Robert Virvesest, et ta tegelikult enne rallit ka rääkis, ma tundus, ta tuli ikkagi päris suurte lootustega, aga asjad ei ole nii sujunud ja siin on ka mingid selged põhjused, et miks asjad pole nii läinud, aga vaatame, kas nendest saab juttu ka mingi aeg teha, aga jah, ütleme, et teised, Linnamäel eile läks veel roolilatt, siin on nagu häda olnud neil kõvasti ja täna keeras ennast üle katuse ka ja Gregoriets on sellises omas tempos minu arust kogu aeg olnud siin rallil, et ega see on ikkagi suhteliselt suur siuke, pettumus nagu tobe sõna, aga ei ole kindlasti see, mida ralli eel oodati. Kas Linnamäe homme starti tuleb, tead sa? Ma ei ole isegi veel küsinud seda, et kui need auto korda saada, ikka mingid kilomeetrid tuleb püüdma, aga mingit tähendust sellel ju tegelikult ei ole. No milline sinu enda tänane päev välja näeb, et ma tean, et eilne tööpäev oli selle pikkade ülesõitude sõttu päris läks pikale, et kas täna saab nii-öelda varem õhtule? No ja siin väga ei saa, ega mis meid need ülesõidud nii väga ei mõõta. Ütleme, see mõõtab nagu sõitjate kellaaega, kui nad sisse tuled, et täna rallipäev lõpeb siiski mingi pisut rohkem kui tund aega varem kui eile, aga jah, natuke see varem saab. Tegelikult tahaks jääokit vaadata ja korvpalli Champions League'i finaali, kus Siim Sander Vene mängib, aga on nii on ja laulmise Euroopa meistrivõistlusi muidu tahaks ka näha. Tegemist oleks nagu Küsime siis kiirelt ära sinu ennustus, kuidas Eestil läheb EM-il? EM-il või? Yeah. Ma ei tea, mul tundub, et esikoht ilmselt ei tule, sest minu arust on kaks päris normaalset lugu seal olemas, eks ole, see Rootsi lugu ja siin ma kuulsin esimest korda see Poola lugu ka, mis oli päris normull nagu minu arust, võib kuulata küll.
aga ma teistest lugudest eriti midagi ei tea. No ma arvan, et saavad kuskil sihukese tugeva 17. kohana. No teises 10 ikkagi. No teises 10, ja ma vaatasin, muidugi järjekordselt ma pean siin jälle neid Kroonika journaliste natuke hurjutama, et kui selgus, et Eesti sai finaali, siis oli juba jutt, et võistlus on korda läinud, aga ma ei tea, said ju 24 parema hulka, et kui näiteks, ma ei tea, Ott Tänak tuleks siin ralli MM-il 24 hulka, siis keegi ütleks, et võistlus on korda läinud. See on kummaline suhtumine. No loodame, et panevad sinu juhtnöörid kõrvad taha. No võiks panna küll, jah. Kuule, aga me sind pikalt kinni hoia, küsin lõpetuseks, mida homsest päevast ootad? Kas näeme Hyundai kolmiku vahel mingeid tiimikesklusi või mida veel üldse põnevat on homsest oodata? No vot see, kas tiimikesklusi tuleb, et tegelikult hooaeg on suht varajases fasis, kas nad hakkavad seal, võib-olla hakkavad ikkagi, tegelikult vahel on väiksed ja see on suht lihtne, on seal palju kui süda lustib. Aga ega siin nagu selles suhtes ma arvan, et see 3 esimest kiiruskatset tuleb jälle sihukene sama tiksumine, et see midagi nagu võita kellelgi ei ole ja kaotada midagi väga ka ei ole, et andmiseks läheb võib-olla punkti katsel ja no ma tahaks nagu, et Tänak ei ole ka nagu viimast sõna ütelnud, et võib-olla punkti katsel ikkagi suudab ütleme seal konkurentsis olla. No loodame jah. Kuule, aga tänud sulle ja head sõitu ja tööd ja eks homme räägib jälle. Teeme nii. Ja, jõudu. Ja kohe vaatame otsa ka Peep Pahvi tänase lõunase intervjuu Ott Tänakuga. No Ott Tänak, Portugal oli teise päeva esimeste kiiruskatset järel kurtsid auto vedrustuse probleeme, et takistas kiiret sõitu, mis seal segab siis nii-öelda? Ei, keegi ei sega, eks ta lihtsalt on üleüldine loomus hetkel, et see on midagi, mida ei ole osanud veel lahendada. Et just siis nende tänaste teede peal mõjub see rohkem, et eile võib-olla hommikupoole oli ju kiirus päris korralik, et nüüd tänastel teedel see vedrustus ja seade nagu nii hästi ei sobi enam. Eks ta eile pealelõunal oli ka päris keeruline, et see on selline omapärane lugu vist jah, et eks suures pildis natuke ongi probleem, et natuke see aken on liiga kitsas, et kus auto sõidab ja kus ei sõida, et tegelikult ralliauto peaks olema suuteline nagu erinevates oludes suht sama seadega sõitma, aga täna on vahest, kui lähed katselt katsele, siis sõidaks autoga nagu ei oleks kunagi sõitnud, et see on hetkel nõrk koht ehk. Kasutasid huvitavad väljendid, et püüad tatsustada metsikut hobust, et kas näitab seda, et auto sükest võimu ja jõudu nagu on kõvasti sees, aga lihtsalt ütleme, ei saa siis seda kõike klappima nagu sõiduga? Ma võimu kohta ei kommenteeriks, ma arvan, et siin, kes meie ümber on, need on tavast võimuga väga kõvasti ilanud, et ma arvan, see võimu koht on nagu on, aga eks see samm võiks vähe pehmem olla. No kuidas sa need hommikusi kiiruskatseid iseenesest iseloomustad, et ees sõitsid, oli väga libe? Ja ega ta hea võib-olla täna ei ole, et eile olid vähe liivasemate, et täna on ikkagi pigem sellise kõva põhjaga tee, et eks sealt seda kõva põhja tuleb välja, aga nagu näha, siis liiga hull ka ei olnud. No nüüd vahepeal käivad need esiveolised autod ka läbi, et see eile Martiniga sai ka räägitud, et arvasid, et need võib-olla teevad see sõidu jälle hullemaks ja teine läbimine tuleb selle võrra autodele raskem, et kuidas sa hindad seda? Eks näis jah, raske öelda hetkel, et kui palju need teed muutuvad, et kindlasti teine ring on teistmoodi, aga otseselt nii katki ei tohiks tee minna, nagu nad eile läksid. Kas nüüd selle teeninduspausi jooksul on võimalik natuke mingeid muudatusega teha või sättida või siin väga suuri asju ilmselt teha ei saa? Jah, eks me midagi ikka teeme juba teise ringi pärast, aga suures pildis ma arvan jah, need nõrgad kohad vajavad vähe suuremat süvenemist. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja oleme stuudios tagasi. No Roland, jätkatke see natuke Tänakuga, et mis minul jäi sealt Peebu intervjuust kõlama, et
vahel sõidad katsele ja on tunne nagu just kui polekski selle autoga varem sõitnud. Jaa, eks see on päris keeruline, kui need olukorrad tekivad, et ütleme madalama klassi autoga, kui junior WRC-s sai sõita, siis seal oli hästi piiratud see, mida me üldse teha võisime ja mida muuta võisime, siis see oli selline pidev probleem. Et ühel katsel on nagu kõik hästi, teine katse ei saa üldse pihta ja kuidagi ütleme, ei hakka ratas maha. No. Et ma mõistan probleemi olemasolu muidugi ja hästi ebamugav on, kui sa ühelt katsel saad oma nii-öelda tunde ja mõnusa rütmi kätte, ja järgmine katse on mingi täiesti uus pilt. Et eks ta keeruline ole. Aga jah, kui nüüd vaadata lihtsalt nagu tänase päeva, millest me just rääkisime ka, see pikk katse, see 13 ja selle esimene läbimine oli 10 süste. Jaa, Amarante katse. Et hästi veider on tegelikult see, kuidas see kaotus tuli, et Ott 3,3 sekundit kaotust Rovanperale, katse teine aeg ja järgmisel ringil 27,7 sekundit kaotust. Et ma ei tea muidugi, mis seal autos sees toimub ja kuidas seal on, aga nagu ma ütlesin ka, et ma võib-olla tegelikult kui nüüd seda overall tulemusi vaadata, siis ega tal ei ole midagi püüda ka ja ega tagant ka keegi ei tule, et ma arvan, siin on ka oma mõju sellele, et polegi midagi teha, see ralli tuleb lõpuni ära tiksuda ja ainus eesmärk, mis siin teha võib-olla on Power Stage'ile keskenduda. Jah, üldseisu vaadates ta on nii-öelda uhkes üksinduses 5. kohal, et ees on Hyundai mehed on enam kui minuti kaugusel selja taga, on Oliver Solberg, kes on WRC 2 mehena 6 üldarvestuses 5,5-6 minuti kaugusel juba, et aga ütleme, üks asi on see, et ei ole põhjus suruda, aga kui vaadata neid katselõpu intervjuusid, siis näha on, et ega ta rahul ka olukorraga ei ole. Ja ei, ega seda oli arvata, nagu me tegelikult ka siin rääkisime eile või üleeile, et kui Pierre-Louis Loubet, et auto on jumala hea ja auto on ideaalne, siis eks ta suures pildis võibki olla okei, aga me teame, et Ott Tänak otsib ikkagi nagu ideaalset ja detailsusteni langeb, et muidu nii-öelda maailmameistriks tulla ei saa, kui selliste asjadega ei tegele, et eks see auto loomulikult suures pildis sõidab ju, me näeme, et on rallisi võidetud, rallisi juhitud, katsevõite kõike tehtud, et järelikult see auto sõidab, aga lihtsalt täna see kogu komplekt ei ole lihtsalt selline, et seda saaks igal rallil teha ja domineerida nagu 2019 Ott suutis, on ju. Et on kindlasti mingid rallid, kus sellega on võimalik rallivõidu peale sõita, mingid rallid, kus ei ole ja see kogu olemine, eks ta ole ebamugav tal veidi siin rallil. Ühesõnaga nii-öelda selleks pikaks kruusaajaks ei pea siit veel mingeid muserdavaid järeldusi tegema. Jah, selles mõttes, et eks see mingi, ütleme, see annab mingi pildi ette, et selline keeruline kruusaralli on, et mis seis on, et seis võib-olla ei ole kõige parem, just nendel teise ringi katsetel praegu tundub, aga jälle need kruusarallid, mis tulevad, on niivõrd erinevad, et kui Portugali pole mõtet võrrelda, ma ei tea, Soome või Eestiga on ju näiteks, ja Sardiinia on ka selles mõttes omaette lugu, et eks see mingi pildi annab ette, aga jah, ma usun, et nagu tegelikult see olukord on üldpildis parem, kui me kogu seda kruusahooaega nii-öelda võtame, et võrreldes tänasega. M-spordi jaoks üldse keeruline päev, et Pierre-Louis Loubet, kes tegelikult oli ikkagi poodiumeitluses päeva alustades, et seal samal Amarante katsel 37 kilomeetrit ja mis seal oli, paar kurvi enne lõppu tegi avarii, läks vist ühes kohas lõikama, vist sõitis vastu puud ja lendas sealt nii-öelda omakorda vastu teisele poole teed, vastu valli, ja sellega oligi tema jaoks päev läbi, et päris karm nii-öelda, karm ja järsk lõpp sellisele päris okeile ikkagi ralli algusele. Kas sa vaatasid splitte, aga ma praegu üldse peast ei mäleta, kus ta splittides sellel hetkel oli, kui avarii tuli? Vaat splitte ma peast ma vaatan, kas ma leian. Et huvitav oleks kui sa kiiresti leiad, et tegelikult ju ideaalne ralli Loubet poolt ja täpselt tegi seda, mida ta lubas tegema tulla. Ta ütles, et eesmärk on top 3-le võimalikult lähedal olla ja seal eesmärk seal 4. positsiooni juures kindlasti olla 4., 5. peal ja sealt siis vaikselt kõrgemale pürgida. Täpselt seda ta tegi ja juhtis ju rallit. Nii et ma ei oskaks nagu midagi rohkem tahta. Ilmselgelt stardipositsioon oli hea, aga nagu ma eile ka ütlesin, sõita peab ka hea olema, et seda stardipositsiooni ära kasutada. Nii et üli kahju tegelikult ja eks tegelikult oli kogu see
eilne päev läks ka tal selles mõttes nagu, ma arvan, mentaalselt natuke keeruliseks, et see auto vahepeal põles tal ja siis tundus juba, et katkestab ja siis sai edasi sõita ja täna asi tuksis, et ütleme, et üldiselt ta nii-öelda mainele see head ei tee, et see maine ei ole kõige puhtam, aga loodame, et see teine pool hooajast tuleb positiivne. No ma vaatasin järgi, Lube liikus umbes Sordo tempos, Sordo oli tol katsel oli suhteliselt kehva, kaotas 20 sekundit Roomperale, 21. Ütleme, aga ikkagi nii-öelda konkurentsis. Jah, selles mõttes, et peale 9. katset ju, ega ta oli 5. Ott oli selja taga, ja Neville oli ees 7,5 ja tegelikult oli näha, et ega Neville'iga võitluseks ei lähe siin. Et Neville võtab ta ära, et tegelikult jah, ega tal selles mõttes suurt midagi püüda ei olnud ka, et tegelikult see positsioon lõpuks oleks nagu paika loksunud tal. Et oli näha, et seal ees see kolmik surub piisavalt, et sellele kolmikule ta vastu ei saa nüüd võrdsemates stardipositsioonides, aga läks nii, mis seal ikka. Aga enne kui räägime selle Hyundai kolmiku väga võitluse lahti, Kalle Roompera meenutas 2022 Kalle Roompera ja just see, et laupäeva hommikul esimese katsega tegi jõuavalduse ära, Sordoga tõmbas kohe vahe vist, vähemalt kahekordistas, kui ma eksi. Ja järgmiste katsetega tuli ainult juurde ja see meenutas, minule meenutas täpselt, oli see vist eelmise aasta Rally Estonia, kus ta samamoodi laupäeva hommikul seal kas Peipsiääre katsetel pani nii-öelda asjad paika, et see oli see Roompera, keda minu arust me sel aastal veel niimoodi ühe päeva lõikas näinud ei ole. Me rääkisime ka neljapäeval Roomperast pikalt, et ei ole see hooaeg tal seda kiirust olnud ja seda powerit, et tulla ja panna, aga ma saan aru, et täna hommikul ta esimese katse lõpus ütles, et ärkas ja mõtles, et sõidame rallit ka täna ja tuli ja pani kohe teistele niimoodi, et ega keegi väga seda aega vist ei uskunud, mis sinna tabelisse kirjutati. Aga tänase päeva kokkuvõttes, võtame sain tänase päeva 44,2 sekundit Thierry Neville'i ees. Ulme lihtsalt. See on tegelikult see, mida ilmselt oleme tahtnud näha ja oodanud, et millal see tuleb ja tundub, et see Kalle on tagasi. No kindlasti soomlased on seda oodanud, sest et kui ma rääkinud siin nüüd kas Mehhiko Sõvervaatial Soome kolleegidega, siis oldi ikkagi üsna siuksed ärevil, et Esa-Pekka Lappi oli näitles okeid aega kohati, aga eeldati, et Kalle on ikka kiirem, aga nüüd siis täna jõudis nii-öelda, kuidas ma ütlen, lõpuks kohale see päev, mida nad ootasid, aga üllatas see ka sind, et see nüüd just Portugali ajal juhtus või just täna, et stardipositsioon oli hea muidugi, aga jah, selles mõttes ma ütleks, et võib-olla natuke üllatas, aga samas ega oli arvata, et kui see kruusahooaeg kätte jõuab ja ta sõidab neid rallisi, mis ei ole need nii spetsiifilised, siis ta ühel hetkel ikkagi mõne rallivõidu peab võtma siin hooajal, et see kiirus peab tagasi tulema. Aga jah, võib-olla üllatav küll, et see siin Portugalis kohe tuli, et ma ise võib-olla arvasin, et keegi muu võiks seal seda juhatada. No temal nüüd enne kui täna veel see üks väike lühikene katse on ja homme siis veel 4 katset, et temal on kõik kontrolli all, vahe Sordoga 59,4 sekundit ja tal arvestades, mis tempod on, ma arvan, tal ei ole ka mitte mingisugune probleem homme minna ka 25+5 võtma. Ja siin on, selles mõttes on asi vormistatud, et siin on lõpuni ära tiksuda, ega tema saab ka siin nii-öelda, ütleme, ma ei tea muidugi, kas ta hakkab, aga tegelikult võiks ka siin nii-öelda gramm maha võtta, refi hoida Power Stage'iks või mida iganes ta seal plaanib teha, et selles mõttes see on selline turvaline vahe. Muidugi, kui ütleme, Portugali ralli on Portugali ralli ja refi purunemine võib kõigil tulla siin, nagu me oleme näinud, et sellisel juhul läheb kitsaks natukene, aga jätkuvalt. Ma usun, et sellise ajavahega, sellise keskpärase refi purunemise, ma arvan, et keskelt läbi võime öelda, selline minut läheb ühele refi purunemisele, kui ta kuskil seal 10+ natuke kilomeetrit on veel katse lõpuni sõita, et selle ta hoiaks ka vajadusel ilusti ära. No nagu ta täna pärastlõunastel katsetel ütles, et nüüd juba kontrollivad sõitu, aga ikkagi ütleme, senisest 3 katsest 2 jälle võidetud ja 1 Sordo sai oma see ilmselgelt ralli kõige parema katsega lõpuks kätte, et ja, tundub, et see vorm on ikka praegu mega ja seda on lahe näha. Ma ise ootasin, väga selles mõttes ootasin, et ma tahaks näha, et Roompere on tagasi seal, kus ta olema peab. Aga Hyundai kolmik kohtadel siis 2-3-4 on Dani Sordo, Thierry Neuville ja Esa-Pekka Lappi, et siin
kordamööda siin Neville ja Lappi vahetavad kohti omavahel, vahepeal jõuti ka Sordole väga lähedale, nüüd on Sordo enne tänast viimast katset 10,8 sekundilise edu kätte saanud, aga ütleme vähemalt üks vägev heitlus meil tipus ikkagi on. Ja tegelikult Peebuga korraks sai arutada seda, et kas võiks kohtade vahetus toimuda, on ju. Et ma ei ole veel uue Toyota või Hyundai juhi sellisest loogikast aru saanud, et kuidas ta seda mängu mängib pikas plaanis. Et mulle võib-olla tundub, et ta natukene varem hakkaks nende positsioonidega mängima, mitte hooaja lõpus. Ehk tegelikult, kui me nüüd vaatame provisional standingut, ehk siis nii-öelda tänase 14. katse põhjal, mis punktijaotus oleks, siis esimene Kalle Roompere, teine Ott Tänak, kolmas Thierry Neville ja see vahe Tänaku ja Neville vahel oleks 2 punkti, ehk tegelikult iga punkt oleks oluline. Ja kui eesmärk oleks tiitlit võtma hakata, siis Neville poolt siis võib-olla oleks mõistlik see vahetus ära teha ikkagi, sest Tanis Sordo ilmselgelt täna ei ole meistritiitli soosik. Ja seda ei ole, jah. Aga kui võrrelda, siis jah, Neville ja Lappi oma vahe on ju ka üle 20 punkti, et yeah. No selles suhtes ju Rootsis ju tegelikult ju juba Greg Priin ju ikkagi algselt sai viimase katsel nii-öelda ajakaristuse. Ja, et täpselt seda ma just mõtlengi, et tundub, et hakkas nagu juba teisel ralli sellega pihta, et tõstame ümber, et miks peaks see täna muutuma. Et loogiline oleks see, et ta jätkab sellega, mis oli Rootsis. Et Tani tuleb jätta 3. ja Thierry tõsta üles, aga jälle, siin on sama loll lugu, mis oli Rootsist. Vaatame praegust seis on ju, et kui praegu peaks seda otsust vastu võtma hakata, et Neville on 10,8 taga ja siis on veel Lappi 2,2, et see läheb jube nagu nibin-nabin, et seal võib jälle samasugust nalja juhtuda. No nende pluss on see, et neid ükski nii-öelda teise tiimi konkurent ei oosta, et Tänak on kaugel ja sealt edasi juba Rally 2 mehed. Just. Aga ega vist WRC meestest ei ole vist täna rohkem midagi. No meil ei olegi vist rohkem kedagi. Katsuta on, aga tema sissib superrallit. Jaa, Katsuta, ja Katsutast ei olegi rohkem midagi väga ju tegelikult rääkida, et eile ei tee äärde ja täna ta lihtsalt ütleme nii, et tiksub on ju. Et mingit sellist sähvatust talt tulnud ei ole täna ja ka rohkem midagi ei olegi Katsutast rääkida. Olgu siis ka ära mainitud, et Elfin Evans pärast seda eilset väga karmi avariid oli vist 6 korda ümber katuse käinud kuskilt ülekandest kuulsin, et ei saadud autokorda tänaseks. Ja see oli ikka päris katki ja Kalle Roompere siin uhkes üksinduses veab Toyotat. Jah, ma nägin minu arust Evans pani täna sotsiaalmeediasse ka kuhugi väikse nii-öelda, nagu ikka sõitja tagavad kommentaar, et kuidagi, võin valesti mäletada, minu arust kuidagi kirjutas ka, et keha on veel kange eilsest, et aga olles näinud neid pilte, mis seal autost oli, siis no see oli karm, see oli karm, jah. Auto oli ikka väga katki, et tegelikult piltist oli aru saada, et seda hommikuks tagasi tood, et liiga vähe aega on seda remontida. Aga WRC2 siis hetkel Oliver Solberg liider juhib enne viimast katset 34,8 sekundiga Gus Greensmiti. Andreas Mikkelsen on 3, tema omakorda kaotab 53 sekundiga Greensmitile Johan Rossell, kes on täna kuidas ma ütlen, kuidagi siuke õnnetu sõitja olnud, et päev otsa kurtnud auto üle, aga samas pole ka täpselt avaldanud, mis viga on 4, siis kaotab 20 sekundiga Mikkelsenile ja sealt edasi tulevad juba suuremad vahed, Teemu Suninen ja Marko Pulaassi. Ja kusjuures Gus Greensmit teinud väga hea päeva, et jälle kui me vaatame tänast päeva, siis WRC2 kõige kiirem mees, Solbergist 15,4 sekundit kiirem, et tegelikult nagu päeva kokkuvõttes ma arvan peaks rahul olema. Ja püüdma ta kindlasti ei lähe seal, kui Solberg suudab ilma probleemideta lõpuni tulla. Aga Mikkelsen on selline, ütleme nii, et ebaõnne on palju olnud. Aga jah, poodium ilmselgelt midagi on, aga seda päris ei rahuldaks, et ta ilmselgelt, kui tuleb, siis ta tuleb võitma. Aga täna see konkurents selles klassis on niivõrd tihe, et seal võita siis ega ühtegi probleemi ka ralli jooksul väga tekkida ei tohiks. No pealt ütleks, et WRC2 on vahed piisavalt suured, et ega seal tipus midagi ei muuta, aga vaadates, kuidas seal viimase 2 päeva jooksul on igal katsel mõni tippnimi jälle, kas refi lõhkunud või auto on katki läinud või midagi, või ise välja sõitnud, et
ega ma siin päris kivisse julge nagu veel midagi raiuda. Ja täpselt, et kui me praegu just enne eetrit, ma sulle mainisin ka, et 13. kiiruskatse, ma vaatasin TVRC lõpust kommentaaris, hakkasin lugema, et 1, 2, 3, 4, 5 WRC2 oli stopped on the stage ja kas siis continued või jäigi seisma, et tundub, et see WRC2 auto ka võib-olla nendes tingimustes ei ole piisavalt tugev. No kui ma blogisin rallit, siis ma mäletan, mis katse see oli, aga siis tuli kuidagi järjest 3-4 venda, järjest olid probleemid, ma läks endale ka lugemine asju, et kes seal, mis juhtus ja kes nüüd, kuidagi algselt tunduski, et kõigil peal Oliver Solbergi midagi juhtub. Ja, karm värk ja kahjuks eestlastel ka pole läinud siin hästi, aga ma veel, kui siin rääkisime Peebuga Virvesest, et Virvesest väga kahju, siis tegelikult Linnamäel oli, ma arvan, päris reaalne võimalus poodiumi peale siin sõita. Et kindlasti ta oleks seal 4.-5. koha juures suutnud olla. Et tegelikult oli nagu päris vägev ja ma arvan, et ta ise oli nii kaua, kui seda rallit oli võib-olla, ma usun, et ta oli tulemuse positsiooniga rahul, kus ta paiknes. On sul ka see statistika ees mitmes Virves ja Jeets täna seal WRC2 umbes nii-öelda kiiruse poolest on? No ütleme, Virves on seal top 10 lähedal. Päevalõikes siis? Päevalõikes. Ma just vaatasin katsete lõikes, aga päevalõikes jah, ütleme 12 on, kui võtta tänane päev ainult, aga siin oli, ma vaatan kohe üle, mingi hea sähvatus oli ka 11. katse, 5 aeg, 8,8 kilomeetrit katse, mis on ikkagi mingi pikkust on ja kaotust liidrile 0,7 sekundit, et tegelikult ülikõva tulemus ja Solberg jäi selja taha. See Felgu Eirase katse see oli paras nikerdamine seal, ega seal ütleme, kaaspõhjas ei saanud vist ühelgi lõigul panna, et seal. Aga vähemalt näitab, et nendes või tähendab sellise katse peal suutis nagu selle autoga sõita, et ma saan aru, et see probleem Virvesel täna on see, et hästi ei ole nagu kõikidel katsetel selle autoga nii-öelda sina sõbraks saanud veel. Mis mul selle katsega veel meelde tuli, ma lähen korraks WRC klassi juurde tagasi, et sellel katsel tegelikult ju Katsuta tegi päris korraliku spinni metsa vahel. Ja õnneks ta sai sõitu jätkata. Kui ta ei oleks jätkanud, siis oleks ju Tänak pidanud täitsa esimesena teed puhastama, kuna nii vähe ralli üks masineid on nii-öelda konkurentsis. Takamoto seal Otiga sõber siis. ei saanud metsa vahel ajada. Et pööras auto õigele teele ja kõmmutas edasi. Just. Aga mida homsest päevast? Peebolt küsin sinult ka, et on meil peale Hyundai sisehiitluse on meil veel midagi oodata ja punktikatse. No ega tegelikult on siin rallil on meil nagu pilt suht selge, mis homme tulema hakkab ja ongi Hyundai sisevõitlus, mis tegelikult nagu suureks võistluseks minna ei tohiks ja ma arvan, et kogu see stsenaarium, mis homme juhtuma hakkab, peaks olema täna õhtuks seal Hyundai telgi all juba paika pandud, mis iganes siis juhtuma hakkab. Nii et jah, ütleme tegelikult homne rallipäev kahjuks ma arvan, et võib tulla see pühapäev, mida me tavaliselt ei oota väga. Aga eks me näe, tegelikult kilomeetreid ju 2 korda 22 kilomeetrit on ju, ma ei hakka nüüd seda katse nime vist välja hääldama. Jah, ma ei hakka 16 ja 18 katse, 22 kilomeetrit ja 17 ja 19 ka Power Stage'is Fafe katse 11,2 kilomeetrit, et kilomeetrid natuke on ikkagi, 60+ kilomeetrit minna veel. Jah, ma arvan, Hyundai puhul näitab ilmselt see esimene katse ära, et kui seal ütleme, Lappine vill hakkad suruma, ju siis ala anti veel võimalus, aga... Ja kui mingit surumist näha on, siis ilmselt saame aru jah, et nii-öelda lubati sõita, aga kui tegelikult on nagu kohe esimesest katsest peale mingi selge pilt ees, et millised jõuvahekordad on, siis tõenäoliselt kest joog maha võtta. Nii, aga kas lähme küsimuste juurde? Lähme hea, küsimusi vist on päris mitmeid meil täna. Jaa, nii, võtame lahti kohe. Selline küsimus, see tuli, kui ma eksi, see tuli eilse saate ajal. Et Koit küsis niimoodi, et Oti rallieelne, ehk siis oli siis ilmselt kolmapäevane kommentaar, oli, et Portugali ralli pole nii nõudlik reffide osas kui Kreeka või Sardiinia, aga esimesel päeval, ehk siis eile kõik rääkisid finišis ainult reffide hoidmisest ja paljudel läks ju ka reff vähemalt korra katki, et mis siis seda vaadates veel Kreekas peaks toimuma, et kas ja kuidas Pirelli on oma tööga hakkama siis saanud, on ühesõnaga küsimus. Mis Kreekas saama hakkab, no tahaks isegi näha, et tegelikult see
No ma arvan, et kõik nõustuvad, et see olukord täna, see refi majanduse olukord ei ole kõige paremas seisus seal. Ilmselgelt Pirelli ütleb, et kõik on hästi ja nendes oludes peavadki refid katki minema. Võivad minna refid katki. Et ega see Pirelli vastus on see täpselt see sama, minu eest on copy-paste lihtsalt pandud nagu hooajast hooaega kogu aeg. Et sealt poolt nagu midagi muutunud ei ole ja keegi nagu ei ütle, et jah, ma ei tea, järgmiseks aastaks peame midagi refis muutma. Aga jah, selles mõttes Portugali ei saa öelda, et ta nagu oleks kõige raskem ralli refidele. Et tegelikult ma ei tea, kui veel meenutada, siis Türgi on olnud megakarm, Kreeka samamoodi ja neid on veel, et jah, siin on keeruline refidele olnud, et ma ei kujuta ette, mis saama hakkab mujal, kus veel raskem on. Et ma loodan, et võib-olla siin oli kuidagi halb juhus või ma ei tea, teed olid pehmemad kui muidu, aga jah, selles mõttes refi olukord kindlasti ei ole täna hea. No Pirelli rallijuht siis Testoni ütles eile nii-öelda pärast hommikusi katseid minu arust jah, et või päeva lõpuks isegi, et selge on see, et Portugali rallil korduskatsed on raskemad refidele ja noh, seda oli näha ka see. Ja, mul on endalgi kogemust Pirelli refidega ja temaga ka suhelnud mingitel teemadel, kui refid katki on läinud ja lõpuks nagu ma sain aru, et mida ma ikka võimlen ja et Korsika rallil mul läks just 4 refi katki täiesti tühjadest kohtadest asfaldi peal lihtsalt ja siis ka läksin nagu uurima, mis teema on, et tahaks ise nagu aru saada, et kas ma teen midagi valesti, et kui nii palju refi läheb katki, et aga lihtsalt mingit infot ei tulnud ja täna vaadates see PR on ka nagu võetud see suund, et nii-öelda öeldakse lihtsalt, et rallid on rasked ja kõik. Kas siis, ütleme, sõitja vaatenurgast, arvestades seda, mis sa just ütlesid, võib olla kohati siuke ala peakastu seina jaoks, mis tunne, et pole nagu nii mõtet, et nagu nii läheb, teevad, mis nad teevad ja läheb, kuidas läheb või? Jaa, on küll hea. Ma arvan, et ega täna me kõik saavad aru, et sõitjad on nagu pettunud olnud juba aastaid ja selles mõttes suurt midagi ju muutunud ei ole. Eks mingitel rallidel see kindlasti võib-olla on läinud midagi paremaks, aga suures pildis, kui me vaatame hooaja lõikes, siis need refi purunemised on ilmselgelt liiga palju. Ja tihti peale need refi purunemised ongi sellised, kus sõitja ei saa arugi, et mis ta tegi, et see katki läks. Nii et jah, nii see paraku on täna see refi teema meil. Aga võtame järgmise küsimuse. Ingmar saatis sellise küsimuse, et palju on räägitud uute tootjate liitumisest WRC-sarjaga, aga kas oleks meie arust mõistlik hoopis kaotada ära Rally 1 klassi ja tuua tippklassiks siis Rally 2 autod, et sellest on ju palju varasemat juttu olnud ja nagu Thierry Neuville ütles ühes Twitteri postituses, et ärme räägi uute autotootjate toomisest, vaid püüame need nii-öelda 2,5 alles hoida, et selles mõttes Rally 2 autosid on ju rohkem, seal konkurents on ju mega, siin on mingi 30 sõitjat on ju Portugalis. Jaa, no võtaks selle teema niimoodi kokku, et kui me teeks selle Rally 2 nii-öelda selle, ütleme siis kuningliku klassi on ju, teeks nad natuke lahedamaks, teeks mingi Rally 2, ma ei tea, teise nimega oleks ta, et veidi vägevam, veidi modifitseeritud, natuke aerodünaamikat juurde, midagi võib-olla veel sättida seal autos. Et see tooks kindlasti sõitjaid juurde, meeskondasid juurde, aga pigem ju erameeskondasid, sest täna ikkagi autotootjad on väga selgelt mõist andnud ka, et nad liituksid WRC sarjaga küll, aga siis, kui oleks elektriautod. Ehk täna lihtsalt need kaks maailma käivad niivõrd lahku, et kui autotootjad liiguvad kõik ju elektri peale, siis kuidas nad saavad tulla oma turundust tegema siin sisepõlemismootori autodega, kui nende eesmärk on võib-olla 10 aasta pärast, et neil pole line-upis mitte ühtegi sisepõlemismootoriga autot enam. Et see loogika käib hästi lahku kuidagi. Aga jah, et saada konkurentsi juurde, et saada erameeskondasi juurde, seda saaks kindlasti. Milline see õige valik on nüüd? Ma isegi ei oska öelda, see on nagu liiga keeruline seda mingit mõistlikku lahendust leida, et ilmselgelt elektrimootori peale täna WRC sari liikuma ei hakka, aga võib-olla on seal veel mingit alternatiive, mida on võimalik leida, et nii-öelda olla roheline, me ei ole täna mingid kuradi rohelised, me sõidame 1600 kilomeetrit rallit ja ma ei tea, 3 kilomeetrit sõidame hübriidiga sellest, et aga võib-olla kuidagi päriselt olla nagu rohelisem mingit moodi siis
siis võib-olla keegi oleks huvitatud tulema. No eks FIA peab ikkagi asjad selgeks, FIA ja WRC promootorid peavad ikkagi asjad selgeks rääkima ja Horvaatia rallil oli võimalus mul endal istuda ümarlaua taga FIA siis, mis ta oli rallidirektor Andrew Wheatliga, et selles suhtes nad ütles ka, et töö käib ja me vaatame, mõtleme, et teatud läbirääkimised käivad, aga ega selle pealt ju nii-öelda liiga palju järeldusi ei oska teha, et... Ja, aga selles mõttes ma olen nõus, et see 2,5 meeskonda täna tuleks kõik teha, et nad püsiksid, et see sari püsiks ja et vähemalt selles mahus, mis täna on, see ka jätkuks. Aga jah, tuleviku peale mõeldes siis võimalusi on erinevaid. Kõige loogilisem lahendus tuleb leida. Jätkame järgmise küsimusega. Marek saatis sellise küsimuse natuke selline teistmoodi, et kui Ott koos nimisponsoriga tuleks maailmameistriks, kas siis selle nimisponsori jook paneks ka meid seda rohkem tarbima? Meeldan, antud juhul on siis nii-öelda Red Bull hea näidaga. Ja me joome Force'i vett. Kas te paneks meid rohkem jooma? Ma ütlen, pigem ma peaks vähem Red Bulli jooma, et mul on pigem see probleem. Et mind on hästi juba siin ära turundatud, aga ma saan küsimuse pointist aru küll, et kui ma ei tea, A-laga mingisugune ma ei tea, kohukese tootja sponsoreerib, ma ei tea, näiteks Virvest on, et kas me hakkame seda rohkem sööma, no miks ka mitte, selles mõttes ma olen, ütleme need inimesed, kes väga selle spordi sees on, siis kindlasti kuigi palju mõjutatakse ja lähed kindlasti proovid ära, et mõistlik oleks. Ja selle küsimuse teine pool vist oli tegelikult, et seal oli midagi veel ei olnud või? Et meie suhtumine sponsoritesse, et tore, kui leiavad nii-öelda, leiavad firmad, et tasuks nagu rallit toetada. Ja, et igal juhul, kui vähemalt nii palju, kui nagu ma olen kokku puutunud sellega, et kui ikkagi keegi suurem ettevõte toetab kedagi, no ma ei tea, Virves on starteri logod suurelt peal, no ma ei ole suur starteri sõber, aga küll ma lähen ostan ka seda starterit, et nagu mingi oma panus anda selle mõne sendikagi. Ja ta esitas Kuldvillaku küsimuse ka meile, et kas oleme kursis, et F1-s on Ferrari poodiumil ka niimoodi, kui ükski nende sõitja parasjagu poodiumil ei mahuda antud sõidul, et... Aha. Ma ütlen ausalt, mina tean seda vastust, ma olen seda varem ka tähele pannud, aga... Mina ei tea, mis see on? See võidušampus on ka eraldi Ferrari mingi Ferrari šampuse firma on see. Okei. Ehk siis see niimoodi, et ala Red Bullid ja Mercedesed, kes iganes on poodiumil ja aga suurel pudelil on ikkagi Ferrari kirjas. Oha, päris hea turundus ju. Ja ei, absoluutselt. Ma ei teadnud seda fakti, päris äge. Ja küsimus. Ja Kalle Ojasta saatis küsimuse, ma vist saatsin pildi ka sulle edasi. Ja saatsid küll. Kas me saame ekraanil ka näidata, seda ei saa või? Vist, kui saab äkki minu arvuti korraks ära ühendada. Ja, tee see lahti, siis saavad teised ka aru, millest me räägime. Nii, et siis on näha antenni ühesõnaga auto peal, et mida siis sellega mõõdetakse? Võib eest ära võtta, ma nüüd selgitan siis. Ma mäletasin, tähendab, ma olen ise seda kunagi uurinud, mul oli veidi meelest ära läinud, et kasutasin sõber Rauno abi ja tuli vastus. Umbes päris sarnane, nagu ma mäletasin. Aga mõõdab siis testidel õhuvoolu kiirust ja temperatuuri. Selle koha peal on puhas õhuvool ja keeristest vaba ja saab teada, mis kiirusega see üle auto liigub. Ja samuti võrreldakse erinevate komponentide temperatuuri väliskeskkonna temperatuuriga. See on korrektne vastus, mis jublakas see seal kapoti peal on. Aga enne kui saate Leona alla tõmbame, vaatame paar küsimust veel kiirelt üle. Aga ma küsin ühe küsimuse sinult ka. Minule tuli ka saadeti üks küsimus ja see küsimus on selline, see on natuke, kes eile vaatasid saadet, siis see natukene läheb meie Kahooti ühe küsimusega kokku. 2012 teenis Ford Portugalis kolmikvõidu, mis on nendel pilootidel, kes toona poodiumil olid. Östberg, Novikov, Solberg seost Eestiga. Jah, mis siin salata, andsid mulle nii-öelda... Ma andsin sulle natuke mõtlemiseks siin juba varem. Vahetult neetrit andsid, aga ega ma ausalt öeldes ei ole seda välja mõelnud veel vahepeal. Ja ma tahtsin mingit seost Rally Estoniaga leida, aga ei leidnud, nii et ei oska öelda. Ühesõnaga, Östbergi, Novikovi ja Solbergi seos Eestiga on selline, et kõik on võitnud Eestis vähemalt ühe võistluse. Aga siinkohal peab ütlema võistluse.
Östberg näiteks on võitnud Saaremaal ja Rally Estonial. Novikov on võitnud Põlvaralli ja Paideralli. Ja Solberg, jutt käib siis Peter Solbergist, võitis 2006 aasta juunis Saku Suurhallis toimunud Michael Parki mälestusvõistluse kartidel. No vot. See küsimus mulle väga meeldis ja see oli selline... Mina kusjuures ka ma ei suutnud seda vastust ära vastata, nii et küsija ise vastas selle lõpuks mulle ära, et ta andis meile mõtlemiseks, et ma suutsin luua seose Östbergi ja Novikoviga, ma teadsin, et Novikov siin sõitis kunagi palju oma kollase Evoga, aga kuhu see Peter Solberg siin ära mahtus, seda ma ei suutnud välja mõelda. Nojah, mina läksin ka nende Rally Estonia teed, sest minu arust Östberg on selle võitnud korra. Aga jah, Peter Solberg ei ole ju seal võistelnudki, aga ei, see on tõesti väga küsimus. Ja just see, et see viimane fakt on, ma ei tea, kas ta teadis, võtsis üles või on kuskilt meelde jäänud. Seda ei tea, jah, kas ta mäletas või otsis välja. Ma toon veel paar Egerti küsimust ka, et jätkame siis nii-öelda Pirelli teemadel ja natuke juba sellele enne vastasid, aga küsime ikka küll, et kui tõsiselt võtavad rallispordis refi tootjad sõitjate väljaütlemisi? No, see vist vastab juba. Ütleme vist, võtame selle kokku, mis me enne rääkisime, tundub, et nagu väga tõsiselt vist ei võeta, et mõistlik oleks natuke tõsisemalt võtta. Ma loodan, et nad võtavad tõsiselt, aga võib-olla kuhugi on takerduma jäänud see arendus. Aga jah, praegu ütleks, et vist ei võeta piisavalt tõsiselt. Ja tema teine küsimus osa oli see, et kas teoreetiliselt on võimalik teha purunematud rehve? Selles mõttes on, et kui nad on ise täituvad mingi asjaga, mingi vedelikuga näiteks või vahuga, et kui tuleb info sisse nii-öelda auto, ma ei tea, kuhugi kompuutrisse, et rehv hakkab tühjenema, siis ta hakkab sinna, ma ei tea, vahtu sisse laskma näiteks. Et selles mõttes teoreetiliselt on võimalik, ma arvan kindlasti. Aga võtame viimase küsimuse täna, et Triin saatis vahetult enne saadet, et milline reegli muudatus tooks põnevust pühapäevastesse nii-öelda vanaema sõidab poodi piima järele tempo katseteks? No sellest sai ka saate räägitud, aga... No sellest on... Palju räägitud. Jah, aastaid räägitud. Mingi loogika võiks võtta nagu ERC näitel kunagi oli, et jagati ka päeva peale, päeva kokkuvõttes punkte, et kes nagu päeva lõikes kui kiire oli. Võib-olla see ei ole kõige mõistlikum. Aga võib-olla võtta kogu pühapäev, kus iga katse, mis pühapäeval on, jagada mingid punktid. Et see ei pea olema 1-5 punkti, see võib olla mingi muu loogika või võtta pühapäevane päeva kokkuvõtte 1-5 või 1-3, mida iganes, pluss power stage näiteks. Et mingid loogikad on kindlasti olemas, aga ega keegi ei ole mingit adekvaatset otsust siin teinud või ei ole vähemalt üldse kuulda olnud, et FIA üritaks seda pühapäeva muuta kuidagi hetkel. No eks palju on ju ka junior WC näiteks toodud, kus iga katsevõit annab ühe punkti juurde. Et tegelikult tuua see pühapäeva, võib-olla iga katse ikkagi, siis on nagu täna, me teame, mis juhtuma hakkaks. Rovanpere võtaks lihtsalt ära ja pärast eelmise aasta näitel Rovanpere oleks mingi ikka väga suur liider, veel suurem kui ta oli. Et jah, võib-olla see 1-5 kõlaks loogilisemalt, aga jah, eks võimalusi on palju. Aga kas jagame ka paar auhinda välja? Jagame, jah, meil on ju ägedad auhinnad Force'i poolt. Täna on meil jagada siis 2 korda 50 nii-öelda, ühesõnaga 2 inimesele 100 euro väärtuses siis Force'i kinkekaarte, et... See on mega kõva auhind. 100 eurot auhinna väärtuseks. Ma kuulsin eelmises saates, või eilses saates, et sa tahad ise ka seda? Ma tahaks ise ka seda, sest kes ei taha auto omanikuna oleks vahepeal vaja käia autot hooldamas küll. Aga ma ei tea, kas me jagame, kas sul on mingi küsimus, mis sulle meeldis? Mulle meeldis väga see, mis sulle saadeti. Jaa, see meeldis mulle ka. Nii et vaatame kohe küsimuse küsija. Rauno on võitnud siis esimese Force'i kinkekaartide ütleme komplekti, see on 100 eurot, 50 eurot. 2 korda 50, jah. Jaa, palju õnne siis sulle. Jaa, kui sul kontakt on olemas. Jaa, ma saan kirjutada vastu talle. Jaa, siis võetakse ühendust. Aga sinu poolt?
see on hea küsimus. Siin oli mitu küsimust, mis mulle meeldis. Võib-olla ikkagi peaks võtma selle pildi, mida me arutasime siin. Sest ma puhtalt sellepärast, et ma olen kindel, et enamused meie vaatajad ei teadnud, mis Jubin see on seal. Ja natuke pidi, ja kui ma kõigepealt, sest ma mäletasin enam-vähem, mis asi see on, aga ma ei mäletanud täpselt, hakkasin otsima netist ja ma ei leidnud ka internetis seda kohe ülesse. Nüüd pidin kasutama veel targemate inimeste abi. Võt. No aga siis Kalle Oestele. Kalle Oestele? Jaa, tema selle küsimuse edastab. Kalle Oest on minu meelest juba ühe auhinna saanud meie käest. Sel nädalal? Ei, mitte see nädal. Mingil varasemal rallil. No mis tea, kui head küsimused tulevad? Jah, hea küsimus ja selles mõttes just hea küsimus, et alati on nende mingite andurite ja jubinatega küsimus, et mis on rekkeauto küljes, kuhugi stange külge pandud ja ongi kapoti külge midagi pandud, mis asjad need on, et nüüd on see selge, mis Jubin see oli. Aga tõmbamegi siis sellega saatele joone alla, ma arvan. Jah, sobib. Selleks korraks saate ka 6. käik kõik. Homme vaatab veel viimane võistluspäev ja homme saab stuudios siin juba Portugali ralli kokku võtta. Kõik head. Kohtumiseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.